2006. aastal Taanis asutatud Copenhagen Consensus Centeri asutaja ja direktor, politoloog, statistik ning kirjanik Björn Lomborg avaldas hiljuti New York Postis põhjaliku artikli pealkirjaga "Odav päikeseenergia ja tuuleenergia on vale. Rohelised riigid maksavad rohkem". Rahvusvahelise energiaagentuuri värske statistika näitab selget seost. Mida suurem on päikese- ja tuuleenergia osakaal, seda kallimaks kujuneb energia hind nii kodudele kui ka tööstustele. Saksamaa on ehitanud taastuvenergia tootmisvõimsusi nii palju, et ideaalsel juhul võiks toota üle 2 korra rohkem elektrit, kui riik tegelikult vajab. Tegelikkuses jõuab väga heal päikese- ja tuulepäeval tootmine 70% tarbimisest. Just neid päevi kajastatakse meedias, kuid vaikseid ja pilviseid päevi, mil taastuvenergia osakaal langeb pea nullini, käsitletakse harvemini. Sel talvel oli 2 päeva, kus kogu Euroopa oli pilves ja tuulevaikne. Sel ajal suutsid tuul ja päike katta vähem kui 4% Saksamaa elektrivajadusest. Akude areng pole suutnud probleemi lahendada. Kogu Saksamaa akusalvestus suudab energiat pakkuda vaid umbes 20 minutiks. Ülejäänud ajaks tuleb toetuda peamiselt fossiilkütustele. Tulemuseks olid mõne aja jooksul Saksamaal rekordkõrged elektrihinnad.